Jaa, tulge sisse. Oota, nii teekist. Kas see boss? Ja, mina veel siin. Lugupeetud Priidik Apostel. Ta mis kutsus neid siia. Meie varustaja on meid reetud. Ta hakkas müüma meie kraami mingile lambistele mingi vendadele edasi, mingi nimed kusikud. Tule lihtsalt hakkad meie kraami ära võtma. Et minge näidake me varustajad, mis juhtub siis, kui sa mind reedad niimoodi. Teeme neile asja nii selgeks, et ta ei unusta seda. Jah, ta ei mida iganes. Minegi eest ära. Kurat, kus te nii hilja tulete? Õiged mehed teevad ikka õhtutrenni ja... Mis asju? Mul on trenn juba tund aega läbi olnud. No, me mõtlesime, et meil uus graafik, me proovime uut asja, et kuulsime, et nagu hilisema trenniga saab nagu rohkem jõuda ja vastupidavast tegelikult tehnika arvata. Mis uus graafik? Ei, see leidsime nagu kuskilt niimoodi, et jah, saaks nagu... No, kuskilt internetist lugesime. Ei, kuulsad sõudjad ütlesid, et õhtul hästi hilja. Kurat, ma ei tea, kus teie seda lugesite. Olümpial oli. Olümpialased teevad nii, sest et vaata, Pariisis on teine aeg ja... Ja sa võid vaikselt koju juba minna. Me lõpuks paneme kinni pärast. Kurat, kõlab ikka kahtlaselt, aga noh... Teadke meelt, et te paneksite ikka kõik asjad lukku. Ja, ikka. Asi on kohal. Davai, hakkame kohe arsti liikuma. Näe, see on korralik kraam. Ikka. Kena õhtu meil siin. Nüüd on küll tahul meiega. No pigem on. Vabandust! A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. No nii, Ken. Kus sa veel ole? Mida? Kuule, aja kark alla. Meil on laip. Mis ta täitsa soe peast või? Mingit kuradi laipa ei taha ma praegu näha, mul on puhkusmees. Kuule, aja püsti nüüd. Nagu ütles Barack Obama, inimene puhkab siis, kui ta on surnud. Nii, tingimus on see mees, et mina saan rooli minna, et ma valin ise täna laulu ja siis me lähme teeme selle laiba ära ja on korras. Olgu nii. Kus sa need prillid said? Ei sobi sulle? Ema Soomes tõi, noh. Võtmed. Ilma ei saa või? Võtmed või ma lähen randa tagasi kohe. Ma lähen kohe. Jaa. Tavai, traksid peale. Traksidega mul lasteaia siia. Nii, mis sa panid ilma koha peale, mees või? Mul tead, kurat, hüpeka vaenasin ära eelmine. Okei, tavai. Let's go, noh! Kurat, ma tunnen ikka tööl ennast alati nii hästi, tead. Ma räägin, et mis sa puhkad seal, noh. Ma kardan, et see tuju läheb mul üle, kui me laiva juurde jõuame. Ei. Kurat, see on küll mingi parem raisk. Jälle. Mul hakkab üles. Oi! Katsu, kas on mees või naine?
miks alati mina pean laipa infekteerima ja miks sina saad tööd teha? Katsu nüüd. Surnud. Ta on surnud. No, kuuljaav on siin. Soolikasse. Arvatavasti on ta lastud siit poolt ja ta on kukkunud siia ja selle aeruga ta on ennast proovinud kaitsta. Mees on umbes 30-aastane ja no eelmisel õhtul. 5 kilo maks. Eelmisel õhtul on umbes see asi juhtunud. Ma arvan, et sa pead selle... Ma arvan, et sa võtta see aer ikkagi laborisse kaasa. See läheb nagu nii kaasa. Mis tema kaater on? Usutavasti. Mida? Jälle! Tule püsti ära kõrvule. Puutu see riidad. Alati nii. Ära laipa ära situnu. Kurat, labori vennad hakkavad jälle lärma. Need ei ole tööriided. Alati nad saavad. Kurat, ei saa laibast midagi välja loetud, kui see on niimoodi ära mäkkenud. Järgmine kord mina ei inspekteeri enam laipa. See kõik. Ma tahan ka tööd teha elus kord. Sa pead kõigepealt sinna tasemele jõudma. Kuule, me peame ta välja ka tõstma vist. Ega pikalt ei saa niimoodi jätta, muidu hakkab lagunema. Ei. Kuule. Mul oli puhkus. Kõik. Ei. Aitab nüüd. Aitab. Üks. Võta need plätad jalast, sa võta ülakeha, ma hoian jalga. Alati mina olen ikka. Aeru nii. Puhkude riietega. Selles ma tahan ületunni tasu saada. Mul oli puhkus. Aita ka siit. Saad küll, saad. Võta nüüd jälle. Kui rõel. See on laibameeste töö. Alati see meile. Tegelikult ma ei tea, kas ma oleks pidanud ära ootama. Äkki ei maksa torkida pärast. Praegu sealt käib küll. Nüüd lähme bossi juurde. Siia kutsume krimkavennad peale. Näe, see on asitõend, millega sa mind ründasid. Lõpeta see virisemine. Ase laboris peale. Siin on nüüd minu DNA ka peal. Kui sa ise jõuad sinna laborisse üldse mõtlema. Bossi juures ma räägin, kuidas sa käitusid. Puhkus või asi. Plätad. Mine ees ära. Auto ootab. Vaata, et sa enda jalgadega mul autosse ei istu. Tere, võite edasi tulla. Minu nimi on politseiuurija Ken-Markus Üle. Tema on kaasuurija Martin Siimann, et korra küsiksime teilt paarid küsimused ära, mis seal siis hommikul juhtus, kui te seal jooksmas käisite. Aga alustame alguses, et meie ennast tutvustasime, et kes olete teie? Hommikujooksja. Ma mõtlesin nime. Marju Lill. Nii, väga meeldiv, proua Lill. Et nii, sinu oli esimene küsimus. Nagu ma aru saan, siis te jooksite hommikul saaliga, hommik jooksite seal. Nägite laipa ja helistasite meile. Täpselt nii. Te käite seal muidu kogu aeg jooksmas? Iga hommik. Ja olete seda sama meest näinud seal ka varem? Olen näinud küll ja ta tavaliselt on oma sõbraga koos. Äkki te oskaksite öelda, et kes see sõber äkki võib olla? Minu teada teda nimetatakse Harold Hamster. Harald Hamster, siuke nimi? Minu teada küll, jah. Okei. Siis tuleb äkki külaskäik teha. Siis aitäh teile selle info eest ja loodetavasti me saame siis teada, kes Vaimar Mäksasel saatuslikul ööl siis tappis ja saame uurimisega edasi minna, et suur aitäh teile meie poolt siis. Nii, teeme videoga hästi kiiresti. Ma annan toimiku, sa koputa. Okei, ma koputan. Tere, Vilja. Tere sisse. Jah. Väga kiire üldiselt. Ja praegu ka ma natuke siin koristan just, nii et mis teil on, võtke istet. Jah, väga meeldiv. Me saime laiba. Toimik. Te teada saite? No lühidalt öeldes oli niimoodi siis, et Vaimar Mäksa siis, kelle pilt teil seal toimikus on, tegeles narkokaubandusega ja siis arvatavasti ta jäi kellegile ette ja ta lasti öösel maha ja ta sai silmsilpilkselt siis surma
ja meie siis tulime laiba juurde, krinkamehed tegid fotod ja hommikujooksja, kes seal tegi jooksu, tema avastas siis laiba ja tema nimi oli Marju Lill ja temalt me saime teada, et härra Vaimaril siis oli ka olnud sõber Harald Hamster, kellega ta varasematel hommikutel oli seal jõe ääres siis koos olnud. Et järgmisena me peaksime külastama siis härra Harald Hamstrit. No väga hea, siis hakake tööle. Ega minu ülemused on minu selja taga samamoodi nagu teil tuleb siin olla. Ruto, kiire, Rute. Mul oli puhkus oli pooleli. Puhkus, mingit puhkust, auad puhkad. Ma tahtsin puhkust. Jah. Nägemist, väga hea. See jah. Siin ajame asju rahulikult, alati ei pea vägivallaga. Ja mürkeldama ei hakka, on ju. Sa tead mind. Ma suudan ennast 100% sellistes olukorrades kontrollida. No selge. Vaatame. Võtame info välja. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color so police think they have the... Kurat! Ütlesin, et rahulikult on ju. Kus teil läbivaatamisorder on? Kurat, order on siin raisk. Rahulikult. Pane see kuradi labidas ma! Pane maha see labidas, ma lasen see kuradi ajud välja raisk. Ei, nii. Teeme rahulikult on ju. Nii. Mina olen hea, tema on hea ja me tahame infot saada on ju ainult. Midagi muud me ei taha. Vägivallata on ju. Mis infot? Tahame saada infot sinu sõbra kohta on ju. Millise sõbra? Anna see meie kätte ja räägime rahulikult on ju. Okei, selle paneme ära. Aga kuule, tuuks ikka katki mul. Ei saa ilma vägivallata. Ei, teeme rahulikult on ju. See küll. Ta kuulatub. Ma lähen räägin temaga. Me tahame kõigest saada teada, kes oli su sõber. Kes oli see sõber on ju sul? Mis sõber? No üks su sõber on ju. Lähed raisk. Kurat, pikali maha. Pikali raisk. Pikali. Ära lase! Martin! Ma olen kohe! Kohe! Nii! Ma olen olemas! Nii, kõik on kontrolli all! Abijõudu ei ole vaja! Abijõudu! Tema relv! See ära on mäng! See on sinu! Nii! Paneme siia! Tõsta üles! Issand! Tõsta üles! Ta üleval! Nii, üle! Nii! Ma ütlesin tegelikult kohe, et siin ei saa ilma vägivalda kasutamata. Tule, istume siia ära! Nii, istume siia ära! Me tahame kõigest teada, me tahame kõigest saada teada, kes oli su sõber? Räägi! See on minu telefon. See on tema telefon. See on mul tähtis kõne. Anna ma räägin. See on oluline. Ma vastu. Jah, Hamster kuuleb. Täna kell 17 üleandmine Kaldaküla parklas. Selge, me tuleme kohale. Jah. Täna 17.00 Kaldaküla parklas kauba üleandmine. Mis me selle vennaga teeme? Paneme ta pagassi. Me ei saa siia ette. Vaata, et sa ei unusta nagu eelmine kord. Lähme paneme pagassid ära. Loodate mahub meile siia? Mahub. Nii. Me oleme ise kinni selle asja eest. Ei, see on okei. Ei, nii on hea, ma arvan. Okei, nüüd lähme Kaldaküla parklasse, kus toimub üleandmine. Väga hea. Lähme. Me oleme õiges kohas, nii et ta peaks iga hetk tegelikult tulema. Paar minutit on aega veel, jah? Ja siis, kui ta tuleb, siis võtame kohe vahele, saame kauba kätte ja boss on õnnelik, on ju. Davai. Kuule, keegi tuleb. Tema. See oli tema. Pane sinna. Välja! Siia. Kapoti peale käes. Ei tähendab. Ära pane kuklasse, sest Martin vaata auto läbi. Kus kraam? Kurat, siin ei ole midagi. Kus kraam on? Väga istu. Jänes on seal. Kus narko? Jänes on seal.
Kus narko on? Mis pagana narko? Kus narko on? Mis jänes? Ma on jänese kasvataja. Mida perese? Kindel, et sul oli ära hamstriga kokku saamine või? Jaa, talle meeldivad väga kodujänesed. Et ta telliski jänese? Narkot ei tellinud? Ei. Äkki on narko muul, lõikame lahti. Jänese lõhki või? Sa panid jänese sisse selle või? Ei. Kurat, ma olen näinud filmides küll, ega loomadega veetakse ka. Mul on autos nood olemas. Pärast tõmbame kuhu lõhki. Sa ei pannud narkot siia? Ei. Lihtsalt jänes? Jaa. Talle meeldivad jänesed? Jaa. Kurat, saime õige venna ikka. Nojah, jänes tuleb kaasa meiega. Kes selle eest maksab? Küll hamster kunagi maksab. Aga hetkel tuleb jänes kaasa. Kurat, et selle diileriga nii läks. Kuradi küüliku kasvataja diileri asemel. Ei no ma arvasin ka, kui ma kõne ikka vastu võtsin, et noh, ta ütles, et kauba üleandmine toimub täna, see kell, seal parklas on ju, nii. Ja noh, ma arvasin kõigi, et narko saame kätte on ju korras, pagan hamster tellis endal jänese hoopis. Oota, mis selle liigi nimi oli? See kuradi angoraalküülik. Angoraalküülik, jah. Hella südamega mees on tegelikult. Ei no, siis homme tegeleme edasi, sest mul täna tegelikult nüüd läheb õhtul kinni, et mul tegelikult õhtul on üks asi ees. Mis asi? Ei, midagi erilist, noh. Niisugune era. Nagu asi on ees, et mis nimi on? Ütle nimi. Ai, üks neiu on, tead, noh. Pidime täna välja minema, jah, et siis täna saad õhtul, jätad jänese, jätad endale, et praegu. Mis see sööb? Anna mingit seda porgandit või midagi. Hakkliha kodus. Hakkliha ja porgandit, et siis saad hakkama. Et täna võtame õhtu vabaks ja kui pakilist tuleb, siis helista mulle ja siis ma olen ühe kõne kaugusel, on ju. Tavai, ma käin väljas ära. Pean võtma liljad ka. Teeme nii. No tavai. Oh, sina! Nii, räägi nüüd. Mida? Mis viiri tapsid, Kästi. Kes, kurat, keskis sulle? Taate boss. Saad aru, et Tartu bossi ajad on siin linnas läbi. Just sina jääb me esimeseks sõnumiks. Jaa, kuulen. Asi läks lahti. Keegi kaksati seal kuradi jää ääres garaažide vahel maha. No kuule, oodata ei saa või? Just jõudsin naisel maja ette. Kohting on täna. Töö ootab Ken. Jaoskonda. No davai, ma siis tulen, noh. Mis mul muud üle jääb? Saame seal kokku. Okei. Vaata, tšau. Kuradi maltsa. Väljakutses öeldi, et ta garaažide vahel. Siin. Katsuge siin ka. Halloo! Kutsu kiirabi. Räägi nüüd, mis juhtus? Räägi nüüd. Otsi. Leonardo. Kes see? Räägi nüüd. Leonardo. Kes see? Leonardo Cartau. Cartau, Leonardo Cartau. Miks? Räägi, nii palju. Nad on meil jälil. Jälil? Kes on teil jälil? Kes? Mis teada said? No, ta käskis meil üles otsida isiku, kelle nimi on Leonardo Cartau. Arvatavasti temast hakkab lugu edasi hargnema, ehk siis pärast lööme andmebaasi sisse, saame teada, kes ta selline on ja sealt saame edasi minna. Aga jah, vähemalt saime nii palju tema käest teada, et see läks hästi. Kindel, et ära suri? No nüüd vist küll, ennem... No nüüd ta vist on küll, ma arvan. Krimkamehed kohe varsti jõuavad ka. Kurat, Viljo tuleb alati siis, kui kõige vähem maja on. Ei, Viljo on täna kettu nagu alati. Jah, käiske ära! Nii ära see. Mis toimub? Infot ei ole. No nii palju saime teada, et üks narkodiiler tapeti just siin ära. Suri minu käte vahel, käskis Leonardo Cartau üles otsida ja hakkame sellega tegelema nüüd lähiajal. Plaan edasi. Siis peaks juhtumi saama otsad juba kokku tõmmata, kui Leonardo Cartaus kätte saama. Mis see meil siin toimub?
kurat, unustasin. ei, see tööõnnetus. Kurat, pool päeva hoidsid mind kinni siin. Kes see kurat on? Kurat, laskus välja. kurat, ei, see on tööõnnetus. tegelikult ta on juhtumiga seotud. Ta on juhtumiga seotud. Ta natukene. Ta on juhtumiga seotud. Nõuan oma advokaadi. Pärast poole ma annan teid kohtusse. Kes iganes tega poleks, ma annan ka teid kohtusse. Ja ma tahan oma jänest. Kus mul jänes on? Jänes! Ja äkki võtate mu käed ka lahti. Oi, vabandust. Nii, jänku. Oi, seda te veel kahetsete, mehed. Kõik on hästi. See oli planeeritud. Ta oli meil informaator. Me saame tema käest intervjuud. Infot annate homme mulle hommikul. Te unustate, kurat, püüate valesid pätte, panete nad pagassi, pardad, tšokki igale poole. Nii ei saa. Ega me meelega unustasime või noh. Ega me tahtlikult. Unustasite, kurat. Meil ei ole aega siukse jama jaoks. Meil on kõigil väga kiire praegu üldsegi. Nii et tehke oma tööd, kurat. Korralikult. Kohe praegu. No selge, me siis lähme tööle. Saime. Enne käite ühest kohast veel läbi. Peedu tänav 3. Mul on seal vanatädi naabril mingi möll. Noh, kass puu otsas või midagi. Magada ei saa ju see. Tehke korda. Okei, selge. Käime ära. Peedu tänav 3. Teeme ära. Et su vanatädi saaks ikka öösiti rahulikult magada. Lööme korra majja. Nii, teeme sinuga. Siis kuulnud mind või? Ma küsin, mis me teeme sinuga? Minu käest raha ei varastata, saad aru või? Ma olen toodud mõned ilusad tööriistad sulle. Hakkame mängima siin. Peedu tänava 3. Vaatad auto. Siin vaesed inimesed ei ela. Normaalselt. Ei koiga. Oh, mida asja? Mida? Oho, mis see on? Ees tahti, ma teen ära. Oota, kurat, sa pead kiiresti tegema. Kuule, kes sul täitsa oimet? Täitsa oimet. Ma ei saa saata. Kinni pannud. Hilja ütles, et võtta rahulikult kuba häkku. Martin, jääd ülesse. Pikali! Mine pikali! Mis sa mine pikali? Mida te teete siin? Kes te olete? Kes sa oled enda arust? Selli! Kõhu! Kõhuni! Käed sinna taha! Minu nimi on Ken! Minu nimi on Ken! Martin! On korras või? Panen püüan kinni või? Kurat, rohita! Stop! Ma oskan džiitsut, ära tule lähemale. Džiitsut! Ma oskan džiitsut, ära tule lähemale. Ma oskan džiitsut. Kes sa oled? Edmut olen. Mis siin täna toimub? Seda minagi, mis siin täna toimub. Miks sa lamad siin? Miks see mönt sul peal oli?
see ei toimetuks või? Mis temast saab? Äkki saad ise? Hallo? Kõige kindlam, kui sa oled minu küljest kinni, nii sa ei pane uuesti jooksu. Ega mulle ka lahtised asjad ei meeldi. Kurat, mul ei ole auto. Mul on Audi. Väga hea. Me läheme sinu Audiga, politsei jaoskonda. Mul on paariline seal. Väga hea. Minu Audi. Mine koju ära, sul ei raske ka. Oot, jääme korra seisma. Ma korra võtan oma paarisega ühendust. Martin, kuuled või? Ken, kus sa oled? Persse küll. Vaata. Martin, kurat oleme. Linn. Jah. Kurat oleme sagedusest väljas. Okei, kõnnime su auto juurde. Minu auto juurde? Jah, sinu auto juurde. No, kõnnime. No näete, siin ongi minu tipsu. Minu tipsu on see. Aga minu jalg enam ei sõida. Minu sõidud on selle jalaga tehtud. No anna siis mulle. Sina pead ise sõitma. No teeme nii. Kuule, ma panen ta sinu käe külge kinni. Minu käe külge? No ma pean sõitma ju. Kurat. Mis nüüd on? Võti jäi maha. Võti on kadunud. See on küll paha lugu. Mis nüüd siis saab? Helmut, sina sõidad enda audikesega. Helmut sõidab oma audikesega. Aga Helmutil pole enam sõidujalg. Sõidujalg täna sõidab. Helmut, sina pead täna sõitma. Meil on vaja jaoskonda saada. Helmut, see on väga tähtis. See on väga tähtis. Eks siis Helmut sõidab. Autot ei tule. No nüüd jõudis küll Helmut ühte tupikusse. Aga ma panen laulu, siis hakkab lõbusam. Siis saame kiiremini kohale. See on mu lemmiklaud. Mulle väga meeldib see laud. Hakka sõitma. Oi, Tartu boss isiklikult. Mida sa räkastad? Mida sa räkastad? Hakka rääkima. Sa käid küll kogu. Ma ei räägi sulle mitte midagi. Ma olen advokaat. Mis advokaat? Hakka rääkima. Kes see kurat oli seal garaažis sul kinni seotud? Mingi rott. Ta käis ostmas teiste vendade käest. Seda uut kraam, mis linna tuli. Mis uut kraam? Mis asja? Ma ei tea, mingi uus kraam on tulnud linna. Sina, Tartu boss, äri peaks ju läbi sinu käima. Ei käid, mingi uued vennad on. Kes need uued vennad on? Ma ei tea, ma tahaks ka teada ju. Kuidas sa ei tea? Ise Tartu boss, kes need uued vennad on? Räägime. Ma ei tea ju, ma räägin, ma üritan teada saada. Tartu boss või asi? Mitte midagi sa ei tea, mis siin linnas toimub. Vanglas on boss edasi. Tere, Aido. Mulle tead, meil läks seal vanatädi juures väga hästi. Et seal vanatädi kõrval majas, siis kes lärmi tegi, oli Tartu narkoboss Priidik Apostel. Ja tema me saime info kätte, et tema käest oli see narkoäri Tartus välja voolanud ja nüüd on tekkinud mingi 2 uut venda, kes tahavad seda äri linnas üle võtta. Ja ma annaksime Priidiku toimiku ka sulle. Aga jah, vanatädi saab magada, mina saan magada. Lugupeetud Viljo, et äkki, kui uurimise juurde nüüd tagasi tuleks, et te pidite Leonardo Cartau kohta otsime natukene lisainfot, et me saaksime juhtumiga edasi tegeleda. Et kas teil leidsite midagi infot? Jah, kapopoisid tegelevad. Leonardol on remont kodus, tellis omale veeprojekti. Torumehed, olete teie. Saate ühe väikese potentsiaalika poisi ka kaasa. Võtate jaaskonnast peale. Kelvin Kerise. Ja, midagi ei tohi valesti minna. Ennast tutvustatakse oma ameti nimepidi. Noorem inspektor Kelvin Keris. Sir.
meil oleks abi vaja politseioperatsiooni läbiviimisel. Me loodame sinule. Tulistada tahaks küll. Saad aru, mees, kui kuulid hakkavad lendama, oled sina esimene, kes pihta saab. Ära võtta, tegi nalja tegi. Muidugi, tegi. Sa arvad, et mul relva ei ole? Selle vesti sa pead küll ära võtma. Sellega sa ei saa tulla. Kõik saavad aru, et sa oled politseist. See on undercover töö, saad aru? Saad aru? See on esimene sinu suurem projekt. Sa sisened siin suurde mängu, saad aru? Kas võtan siin autos selle ära? Ei. See on olnud mõte. Okei, lähme. Nii, Kelvin. Meie lähme Martiniga ülesse, teeme töö ette ära, ütleme Leonardole, nagu ta on tellinud, et meie oleme tema tellitud veemehed, veetorumehed. Ütleme, et oleme veeprojekt OÜ-st ja teeme asja lahti, lähme sinna vetsu kohale, vaatame korraks neid torusi seal ja siis kohe tuled sina ukse taha, umbes 30 sekundi pärast, koputad, ütled, et sa sõitsid siin maja eest tema autole sisse ja sina tuled Leonardoga alla ja meie saame Martiniga nii kaua otsida elamise läbi, otsida tõendeid, äkki tal on teada, et kes need uued, need mehed on, kes need seda narkot müüvad. Ja siis, kui meie saame tehtud, siis alles võid, ma anname sulle märku, kuna üles võid tulla temaga, on ju? Hakkama. Jah, saab tehtud. Kurat, vend, kui sa midagi pekki keera. See on viimane kord. Sa aru? Jah. Sinu viimane võimalus täna meiega koos tööd teha. Okei, davai. Lähme välja, sa tuled siis 30 sekundi pärast järgi. Ma ei tea, see kinni, kui sa peab Eesti vees olema. Luba äppu, ronnid ka, mees ei saa ronnid olla. Ja küll ta hakkama saab ikka, ma usun. Peab saama. Nii, ma koputan, mis sa räägid. Jah. Veeprojekt OÜ. Tulime remonti tegema. Ma olen teid nii kaua ootanud, tulge sisse. Astuma aga edasi. Seal see kraan on. Kinni ei jää. Arvelt siia maani. See hüdroterminoloogia ikka täitsa pekkis omadega siin. Veeinseneeriaga on puusse pantud. Kurat, ega sa teil kalliks maksma mõtla. Kõige tähtsam sellistes olukordades on see, et sa võtad õiged tööriistad, võtad kätte. Ei tea, millal Kelvin tulla võib, rallala. Ei tea. Teil olla, ei kurat. Kes see selline on? Jah. Tervist, et ma vist tagurdasin teie autole sisse. Kurat, küll lähme alla. No, lähme. Läinud. Ma alustan siit, sa võid ega. Siin samas patri. Kurat, ma ootan hooldi. Muinasjutus vaid maised kellad löövad nii, et ehmatad. Ergud ootusest on hellad, kesketunnil sa jahmatad. Otsid kohta kurakätt, kuhu ristiga ämpriks sai. Haarad klaasi külma vett, kõik see unistus oli vaid. Kahmad kaabud tormad välja, ootad kedagi, kes ei tea. Et võiks tulla peidust välja, meenutada sul miskit head. Jätke võtmed välja poole, kui te lahkute. Et võiks tulla keegi külla, keda ootab. Otsid siit? Mingi ment oled? Ei otsi midagi ei otsi. Aus ära. Kurat, ma lasen ojud svadiks sul. Ma vaatasin torusid ainult, see paberit all oli, ma mõtlesin. Jätke võtmed välja poole, kui te lahkute. Et võiks tulla keegi. Ta sai teada, tuli ülesse. Kurat, jopakas. Kuule, ta kukkus ära. Sa mees pidid teda kinni hoidma all. Hakka rääkima. Hakka rääkima.
mis sa mõmised? Tee suu lahti! Võtta teip. Kurat küll. Mis tahate? Hakka rääkima, kelle käest Tartus äri on. Ma tahan sellest midagi saada. Mis sa saada tahad? Tartu boss on meie käes, sul ei ole midagi enam saada siin elus. Üks soov oleks. Mis soov? Siis hakkad rääkima või? Et mu naine ei saaks teada, ma vangi lähen. Mis asja? No ma olen väga pereinimene. Kelvin. Kuradid, sa jebid seal taga. Juhtub. Nii, Leonardo, räägi, kelle käes äri on nüüd Tartu linnas? Sain läbi tuttava nende kontaktid ja pidin täna õhtul parklas nendega kokku saama, et teha diili, et hakkan nendeks tööle. Aga noh, kui nad võtsite kinni minna ja tahtsin alguses maha lasta nad ja siis oleks olnud kogu äri jälle minu ja Tartu bossi käes, noh. Aga noh. Kus parklas on? Liivala ja parkla, 17.00. See on poole teini pärast. Hakkame liikuma. Okei, lähme. Sina kutsud patrulli ja viita jaoskond aru saada. Muidugi saab. Kuradi opakas. Lähme sinna, küsime neilt narkot näidata. Kui näitavad kraami ette, kohe vääname ära. Mitte mingit kahetsushetke ei ole ka. Okei, davai, teeme nii. Ma jätan auto siia ja siis lähme välja ja lähme palume neil näidata endale. Nii. Davai, lähme teeme ära. Tervist, mehel! Tahaks kraamina? Oot, kuule, ma tahaks näha! Tahaks kraamina! Saame kätte. Saab, lükka nüüd raisk! Kurat joo, on järgi ju. See on tuplik ju. Kurat, küll ma panen selle aeru kinni. Kus on silm? Selle paat! Ma ei jaksa enam. Kuidas läkmuda? Ma tegin õhtusöögiks pastat ja ma segasin kõhu lahti, sain sinna sisse. Eest ära! Eest! Issa juhan! Lükka! Ära sa isegi mõtle! Kus me kätte saame? Ujudes! Minge võtke, seal on see treeneri kaart. Martin, kaata! Kurat, mida sa jebi? No see ei lähe, noh. See küll, noh. Aga minge võtke sealt, üleval on üks uus mootor. Mootor? Jaa. Üleval? Ma võtan selle uue mootor. Kütusehoolik. Ken, ma sain mööle! Ken, hüppa paati, mida sa munel? Seal on raisk, Ken! Mine! Pane sisse! Tõmba mootor käima! Mul õigused! Teie õigus on see, et me võtame teist kinni. Martin! Oota, raisk, ma saan ühe kohe! Martin! See raisk!
kuradi. Vaata meil käes. Teil on õigus vaikida. Kõike, mida te ütlete, võidakse kohtus kasutada. Nüüd ma tahan küll puhkust. Mis sa puhkad? Vaata mind, ma olen jumala ärgas ilma selle puhkuseta. Ma tahan ka korra ujuda, rannas päevitada, mitte ujuda koos laipadega, hüpata kaatrisse, joosta, saada peksa ja kõike muud. Sügisel uue hooga ja siis on hästi. Ma ei ütle, see isegi kõlab päris hästi. Sa võid ka puhata. Post lubab, räägitud juba on räägitud. No vaatame seda nalja. Now I had the time of my life. Oh, Martin, vaata, kes sealt tuleb. Täitsa tuttav vend. It's a truth and I owe it all to you. Cause I had the time of my life and I owe it all to I've been waiting for so long now. Kuulge mehed, kas küüdi saab? Oi, tuttav mees. Miks ei saa? Teeme pagassi lahti. Kurat, saate teie. Mis häda? Tepa peale. Amsterid andnudki meiega kiiti saada. Kurat, pani ajama. Mis talle ta on? Nii sõbralikud, ega me talle midagi halba ei teinud. Oot, nüüd ma bossiga nõustun, me olime võib-olla tõesti liiga karmid temaga. Liiga karmid. See oli veel selle sinu sõidustiili pärast, kui meil seal kuradi pagasnikus pool päeva vassis. No ja mingis mõttes ma nõustun, ega pagasnikus suurem asi sõita ei ole, jah? Võin isegi öelda, et täitsa kahju on tast küll. Seda elukes küll. Uued juhtumeid ootavad, peaks minema patrullima. Ütlesin tegelikult kohe, et siin ei saa ilma vägivalda kasutamata. Nii, tule istume siia. See on Tino. Hei, tere. Mis möllate siin? Filmime. Filmime. See töötab mingi. Jäpped. Disconcerted. Mis ma teen nüüd? Kägistan. Toi. Tõmba lähemale. Tõmba nagu neid nagu... Pane just nii, no. Kui sa saad nüüd selle löögi siia, vaata kaamera on siit poolt, seda ei ole näha, kui sa lööd selle siia kohta niimoodi. Väga täpselt. Umbes siia kohta, umbes siia. Ja kas ma võin nagu algusest siia seda meie esimesest sõnumist? Jah. Ma kägistan sind lihtsalt korra. Kuule, kaamera äkki võiks siit poolt võtta siis. Tere, Viljo! Noh, mis nüüd jälle siis on? Meil on head uudised. Juhtum sai lahendatud ja me saime teada, kes need noored narkoärikad olid, kes tahtsid Tartu bossilt, Priidika apostlilt siis äri linnas üle võtta. Nendeks olid siis Carlos Kolk ja
Andreas Mäeots, et nende toimik siis. Et kõik on hästi tehtud nüüd. Väga tore, väga tore. Oi, ma olen ikka hea boss. Poisid hakkasidki tööle, saigi asi lahendatud. Et ka sa võime nüüd puhkusele minna. Ära. Võime minna. Head aega, Viljo.